3, käes on uus kuu ja maikuus maikuu astroloogilises prognoosis vaatame Päikese ja Uraani konjuktsiooni. Täpne konjuktsioon toimub 18. mail ja siin on siis ka astroloogiline konjunktsiooni ehk ühenduse märk. Mida tähendab konjunktsioon? Ühendus tähendab seda, et Päike ja Uraan siis praeguses näites saavad taevas kokku. Siin on siis Päikese astroloogiline glüüf ja siin on Uraani oma. Aga enne kui lähme maikuu prognoosi juurde ja vaatame siin kahte eelnimetatud planetaarse arhetüübi paari ja seda siin nende astroloogiliste prognooside juures teeme ka, et iga kuu vaatame ühte tugevat seisu. Eelmine kuu oli Marss-Pluto ja aprillikuu prognoos ja enne seda siis oli 2025 aasta pikem ülevaade, mis keskendus siis Saturnile ja Neptuunile. Nende lingid siin ka teile olemas. Aga enne kui lähme siis maikuu juurde, vaatame aprillikuu ülevaade, kus siis oli vaatluse all meil Marss ja Pluto opositsioon ja nende siis täpne opositsioon ehk vastandus tähendab seda, et siis Marss oli taevas Pluto vastas ja meie siis nende vahel. Et see täpne ühendus oli 27. aprill, täna salvestamise hetkel on 1. mai, et me oleme veel tegelikult tugevalt selles sfääris. Aga siis kiire ülevaade ka aprillist, et kuidas siis need kaks arhetüüpi, nende tugev aspekt või selline koostoime välja paistis. Nagu siis mäletame, vaatame siis selliseid graafikuid, kus näeme, siin on siis Marss ja Pluto opositsioon ja siin vasakul on siis 3-kraadine täpsus. Ehk siis see opositsioon tähendab seda, et nende vahel on 180 kraadi, nad on üksteise vastas ja see 3 kraadi siis tähendab seda, et kui siin siin on siis nende vahe 177 kraadi ja siis kuni siit 180 ja uuesti siis 183. Et see tähendab seda, et selle 3-kraadilises vahes on siis need planetaarsete arhetüüpide kahe planeedi mõjud kõige tugevamini näha, tunda. 27. aprillil siis oli see tipp siin ja aprillis siis nägime kaubandussõda USA ja Hiina vahel. Sai alguse siin 4. aprilli algusega ja siis järjest tõusis see intensiivsus USA ja Hiina vahel. Siin võib siis, ma arvan, seda nimetatud ka selliseks kõige suuremaks kaubandussõjaks, mis olnud on ajaloos ja väga hästi siis kirjeldab sellist Marsi-Plutolikku sellist intensiivset, jõulist sõda. Aga ta ei ole siis otseselt kuum sõda, vaid selline külm sõda. Siit me siis näeme ka, mis siis tõin veel eelmises selles Marsi ja Pluto loengus on ka näha siis nende kahe planetaarse arhetüübi sellised varjupooled. Kaubandussõja valguses on hästi, need tulevad välja, see intensiivne tahte põrkumine, viha üleelamine, ülemäärane valmisolek võidelda. Väga trumpilik. Äärmuslik konkurentsivõime, sundmõtteline sõjakus, räpase keele kasutuse agressiivne rakendamine. Pluto ja Marss on ka väga tugevalt seotud seksuaalsusega, et siin on need sellised nagu võimalikud, et siin kui ma loen ka neid näiteid siin, et siis ei tähenda, et need kõik siin on, vaid et see et siin võib siis nendest valikutest võib välja tulla üksit. Et see on nende kahe arhetüübi sellised nagu iseloomustavad kirjeldused. Ja see sõna, kuidas seda kasutatakse ka, et see arhetüüp on mingis mõttes selline anum ja eriti kui kaks anumat tulevad kokku, et siis see, kuidas need manifesteeruvad, see on selline võimaluste anum. Ja sõna, mis selleks kasutatakse, on siis nagu multivalentne, see on siis nagu eesti keeles võib öelda, et see on nagu mitmeline. Et see, kuidas need kaks arhetüüpi välja esile kerkivad, et see võib olla mitmeline. Aga seda ei saa kunagi, mingis mõttes seda ei saa täpselt ennustada, vaid et me saame lihtsalt tajuda seda nii-öelda vibe'i, et milline see õhustik on. Võitlusvalmidus, ohtlik või hävitav füüsiline tegevus, määramatu elementaalne agressioon või viha, mis otsib väljundit, kiskelik instinktide esinemine sobimatuses oludes, tõmbumine enda poole või olla ükskõik milline eelnevast. Väga sellised seda kaubandussõda väga hästi iseloomustavad ja
et see oli nüüd selle Pluto ja Marsi sellise tugeva opositsiooni selline viimane laine. Mis siis ka tugevalt korreleerus siis selle täpsusega, kus mäletad 27. aprill oli see põhimõtteliselt 0-kraadine täpsus, et siis 26. aprillil Paavst suri ära. Ja need uudised, mis ma siia valin ka, on siis uudised, mis on ületanud ka minu enda sellist uudisekünnist või et ma tohutult palju rõhku uudistele oma elus ei pane, kuid on sellised suured sündmused, mis tulevad läbi ja siis, kui ma nende valguses vaatan siis nende planetaarsete arhetüüpide seda koostoimet, mõju, et kuidas need peegelduvad. Ja kuidas siis Paavsti surm, kuidas mina seda näen, on selline, Paavst, et Pluto sihuke põhiteema on sellise surma ja taassünni tsükkel. Et Pluto kannab endas siis seda sellist surma ja taassündi. Et Pluto hävitab, loob sellest, mida ta on hävitanud, midagi uut. Ja Paavst on ka siis sellise katoliku kiriku pea, 1,3 miljardit inimest umbes vist on siis jälgivad katoliku usku või on katoliiklased. Et see Paavsti surm oli ka selline väga võimas, intensiivne sellise surma ja taassünni ilming siis selles katoliku kirikus. Ja seal me nägime ka siis seda, kuidas siis terve maailma juhid, liidrid, presidendid, riigipead tulid kokku, et seal Alar Karis veel seisis seal siis selle Trumpi ja tema abikaasa kõrval. Et selline kõrge ja püsiv energiatase, võimendatud tugevus ja vastupidavusvõime olukordi tervendada või muuta läbi koostöö. Et mingis mõttes see Paavsti surm, mina näen seda, et see oli selline nagu tervendus läbi sellise koostöö, et sellel tsivilisatsioonil on sellised ühised väärtused, siin tullakse millegi suurema nimel kokku, keegi siis, kelle nimel kokku tuldi, oli siis Paavst. Ja sügavad füüsilised taastumise ja regeneratsiooni protsessid, Pluto kannab endas sellist sügavat nagu regeneratsiooni, uuendust, ehk siis katoliku kiriku uus juht, uue juhi tulek on ka selline sügav regeneratsioon, taastumise protsess minu vaates. Ja mis siis veel välja tõin, mis siis juhtus ka selle väga täpse opositsiooni ajal, siis Marsi Pluto seostatakse ka siis selliste terrorirünnakutega, et see Marss on selline läbitungiv, tugev jõud, võib-olla ka vägivaldne, Pluto on veel selline intensiivne, kuskilt sügavalt selline hävitav, et tihti siis Marsi Pluto selliste tugevate seisude ajal on näha terrorirünnakuid. Ja see on siis India ja Pakistani vaheline Pahalgani terrorirünnak, mis siin oli 22. aprillil natuke rohkem nädal aega tagasi ja mis siis väga muutis siis selliseks ärevaks ja väga tugeva vastuseisu siis tekitas India ja Pakistani vahel, et siin eilsed uudised vist olid veel, et sõda nende kahe vahel on väga lähedal. Ja siin on jälle siis näha seda 22. aprill, kui toimus see terrorirünnak ja nüüd me oleme lähedal siis India ja Pakistani vahelisele konfliktile. Et sellised sünkroonsused, eks see arhetüüpne astroloogia või astroloogia on ka siis selliste sünkroonsuste tajumine sellises kosmilises vaates, et kuidas ülal siis nõnda all, et see Marss ja Pluto ei põhjustanud siis seda terrorirünnakut või seda Paavsti surma, aga mingil sellisel imepärasel kombel see hingab koos. Ja siis on võimalik näha siis selliseid sünkroonsusi selle vahel, mis seal üleval on ja mis siin all toimub. Aga need mõjud ei ole sellised nagu põhjuslikulised või sellised nagu me oleme harjunud võib-olla siis lääne teaduslikult vaatame, et asjadel on siis nagu põhjus ja tagajärg. Et sellist asja, me ei näe sellist põhjuslikkust planetaarsete seisude ja mis siin all toimub. Aga mingi selline sünkroonsus on näha, et sünkroonsusest on ka eraldi saade siis 2 Jungianiga, panen selle lingi ka siia kuhugi, mis siis seletab seda sünkroonsuse nähtust natuke rohkem lahti. Aga maikuu, et kiire ülevaade siis aprillist ja järgnevalt siis saame tuttavaks jällegi päikese ja uraani arhetüüpidega ja siis vaatame mõningad näited ajaloost, vaatame inimeste, kelle sünnikaartides on päikese uraani seisud, et siis rohkem aru saada päikese arhetüübist ja uraani arhetüübist või siis konkreetselt siis nendest planeetidest seal üleval.
päike siis täht või planeet. Ja siin on siis uraani selline digitaalne kujutis, aga uraanil ka siis on sellised ringid nagu Saturnil. Siin me siis näeme seda planetaarset seisu, mil ta saavutab selle 10-kraadise täpsuse, see on siis selle kuu alguses, ja siis selline täpne seis siin 18. Ja siis see 3-kraadine täpsus tuleb siin mõningad päevad enne seda 18. Ja et aru saada siis, kuidas päike, uraan, nende ühendus, mida see endast kannab, millised milline vibe on või milliseid sünkroonseid nähtusi me võime kogeda, siis kõigepealt vaatame eraldi päikest ja uraani ja siis paneme nad kokku. Sedasama tegime ka siis Marsi ja Pluto juures ja eesmärk ongi ka siis nende igakuiste astroloogiliste prognoosidega tuua siis teieni 2 uut planetaarset arhetüüpide sellist paari ja siis tutvustada neid teile. Aga ma olen seda sama asja teinud ka siis 10 planeediga eraldi oma planeetide kursusel, mis on mu kodulehel rikoveskivili.com, et seal ma olen läinud siis iga planetaarse arhetüübiga süvitsi, päikesega 1,5 tundi päikesele, 1,5 tundi kuule ja nii edasi, kus ma siis vaatan erinevad mütoloogilisi vasteid päikese ja kõikide teiste planeetide ja siis ka seda, kuidas sellised silmapaistvad astroloogid läbi ajaloo on kirjeldanud siis neid planeete, aga päike. Et kui on sügavam soov siis nende 10-ga tuttavaks saada, siis minge ja tehke see kursus läbi. Päike, vitaalse loova energiakeskus, eksisteerimise tahe, olemise tung, manifesteerima, olla aktiivne, kesksel kohal olemine. Päike on siis päikesesüsteemi keskpunkt, kõik planeedid tiirlevad ümber tema, et me näeme siis nendes kirjeldustes siin sellist äratuntavad jooni, mis iseloomustavad või mida päike endast kannab. Kiirgama, särama, kõrgemale tõusma, saavutama, inimese põhiline energiatung, enesejuhtimine ja eneseväljendus, eneseteadvus, isiklik identiteet ja tahe. Nüüd siis päikse varjuküljed. Et igal siis planetaarse arhetüübil on ka siis need potentsiaalid ja siis ka need varjuküljed. Ja mida siis arhetüüpne astroloogia aitab meil teha, on siis olla rohkem teadlik nendest varjukülgedest ja läbi selle siis liikuda rohkem nende potentsiaalide poole. Aga varjuküljed siis päikesel, egoism, nartsissism, hüperindividualism, selline väga enesekeskne olemine ja ka päike mingis mõttes on selline väga enesekeskne. Nõrk suhestumine, Jungi animus, Hiina yang, päikese mehelikkus ja päikese naiselikkus. Et kui traditsionaalses astroloogias on siis konkreetseid planeete seostatud väga siis kas ühe sooga, päikest väga kindlalt meestega, kuu naistega, Veenus naistega ja siis ülejäänud teised planeedid kõik on nagu saanud oma nime meesjumalate järgi. Siis selline kaasaegne psühholoogiline vaade, arhetüüpne vaade näeb siis seda naiselikkust ja mehelikkust siis ka kõikides nendes planetaarsetes arhetüüpides. Et mida ei ole varem tehtud astroloogias, traditsionaalses astroloogias, on see, et ei ole loodud sügavaid suhteid siis nende planeetidega. Ja mida nad endast kannavad ja et nad on sellised nagu jätkuvad olendid, kellega on siis võimalik seda suhet edasi arendada ja rohkem nende sisse näha. Et nad aitavad meil ka siis näiteks, kuidas öelda, siis oma sellist kultuuri või oma suhet loojaga, eluga, endaga paremaks muuta. Et on selline muutuv protsess, suhe nende 10 planeetidega, et see muutuv protsess, et see ei ole selline, traditsionaalses astroloogias on väga palju sellist ülevalt alla kirjutatust, et asjad nii on ja et nad nagu muutumatud. Aga elu on pidevas muutumises ja kaasajal siis just on päikese naiselikkus, kuu mehelikkus, väga olulised asjad, mida me ka täna näeme, kuidas siis naised on rohkem siis maskuliinsemad, teevad endale oma nime tegemine on väga nagu sellise päikese arhetüübile omane. Kõik laused, kui inimene räägib sõnaga mina olen see, ma tegin seda, ma tundsin seda, ma olen selline, siis öeldakse, et see on, kui sinu päike räägib sinus. Ja päike siis kiirgab väljapoole, see on see kõik, kuidas me oleme väljapoole, meie ego, kuidas me iseennast teadvustame, meie teadvustvatud külg ja kuu on siis kõik jällegi sissepoole, kõik alateadlik, emotsioonid, tunded, kodu, kõik, mis läheb sissepoole. Aga
Kuust jõuab mõni teinekord rohkem rääkida. Kangelase arhetüüp, et see on see meie enda kangelase teekond meie enda elus ja kõik päikesejumalused on siis päikese arhetüübile omased. Ja nii palju siis niiviisi kiiresti päikesest kokkuvõtvalt. Ja Uraan, siis esimene kaasajal avastatud planeet. Saturn oli siis viimane, mida iidsed teadsid, viimane silmaga nähtav planeet, ka liigub siis 30 aastat seal, teeb ühe tiiru taevas, niisugune õrn tuhm, niisugune pruunikas täht. Uraani juba palja silmaga ei näe, öeldakse, et selliste väga heade ilmaolude puhul võib teda palja silmaga näha. Aga avastatud siis seal 1782, kui ma ei eksi, 1700, see on uraanium, aga 1781 William Herscheli poolt ja öeldakse, et sellest me räägime täpselt ka, et nendest 3 muud planeeti, Uraan siis 1781, Neptuun seal 1840 midagi ja siis Pluto 1930, et kuidas siis uued planeedid, 3 tükki, mis on kaasajal avastatud tänu siis teleskoopidele, et kuidas nemad on saanud oma tähenduse, et see on ka selline natuke pikem lugu, aga täna siis astroloogid on jõudnud nende 3 välisplaneedi koha pealt konsensusele, et mida nad endast kannavad. Ja Uraan siis avastati sellisel revolutsioonilisel ajal, ühel pool oli Prantsuse revolutsioon, teisel pool Ameerika, USA revolutsioon, selline kiire teaduse arenguaeg. See on pikk lugu, kuidas siis, mida siis tehakse, on see, et vaadatakse siis seda aega, millal planeet avastatakse ja mis siis samal ajal, ütleme seal 15 aasta sees õues juhtub. Ja siis see on ka suuresti, kus planeet saab oma sellise, öeldakse, et kui planeet avastatakse, siis sellel hetkel ta hakkab tööle või hakkab mõjuma ja siis vaadataksegi seda tähendust sealt poolt. Ja Uraani siis sellised omadused on selline äkiline muutus ja kui Uraan avastati, siis see oli ka, ütleme, astronoomias, astroloogias väga suur äkiline muutus. Järsku avastati uus planeet, mis siis oli siis seal Saturnist samal kaugel kui meie Saturnist või see igal juhul see, võib-olla ma saan palju natuke sellest mööda, aga igal juhul väga kaugel liikuv planeet, et tema see orbiit on seal 84 aastat. Ta teeb siis, kui Saturn teeb 30 aastaga tiiru, siis Uraan teeb 84 aastaga, et selline kauge taevakeha ja selline äkiline muutus siis astronoomias, astroloogias äkiline, aga siis Uraani veel sellisest iseloomustamisest, äkiline avanemine ja ärkamine, leidlikkus ja loominguline läbimurre, et samal ajal kui Uraan avastati, siis leiutati elekter. Öeldakse, et elekter on selline hea asi, mis iseloomustab Uraani, et kui elekter ära läheb, siis ta läheb ära prauhti ja äkki, et siin äkiline muutus, ootamatu, etteennustamatu on Uraanil hästi omane. Hiilgus, läbimurre, mäss piirangute ja status quo vastu, vabadus. Vabadus on üks väga tugev Uraani teema, et seal Prantsuse revolutsioon, Ameerika revolutsioon, vabadus, liberty, et kõik on sellised Prantsusmaale ja Ameerikale väga omased teemad. Ebakorrapärasus, iseärasus, ebastabiilsus, ettenägematus, tehnoloogiline areng, elekter, tung uudsuse ja uue poole, ootamatu ja lõhestav, loov ja mässumeelne triksteri energia. Et ta on ka siis selline, öeldakse, et see on selline kosmiline trikster. Kreeka taevajumal Uranus ja Prometheus, titaan, kes mässas jumalate vastu, varastas tule taevast ja vabastas inimkonna. Et kuidas siis Uraan oma nime sai, ta oli siis Saturni isa ja kuna Saturn oli siis viimane silmaga nähtavast planeetidest, siis sealt järgmine mis avastati, oli Uraan ja siis sealt sai ka Uraan endale nime ja siis ka Uraani seostatakse ka siis nüüd kaasajal siis ka kõige taevaga, näiteks astroloogiaga, astronoomiaga, lendamisega, kõik, mis on siis sellise ülailmaga seotud. Ja mütoloogias siis väga hästi vastab siis Prometheuse müüt, et sellest on kindlasti plaanis teha eraldi ka podcast sellest müüdist, aga Prometheus oli siis titaan, kes varastas tule ja kinkis selle inimestele. Et selline, öeldakse, et see on see originaaltehnoloogia, kõige suurem muutus, et see umbes 500 000 kuni miljon aastat tagasi inimene kodustas tule, et selline äkiline muutus. See on see originaaltehnoloogia, indiaanlased kutsuvad tuld. Ja Zeus sai siis väga pahaseks Prometheuse peale
ja määras talle siis seal karistuse kotkas seal nokkis tema maksa, mis oli seal kuskil südamete juures ja südame juures, et see on väga huvitav müüt. Et sellest kindlasti kunagi tuleb rohkem juttu, aga uraan on siis selline äkiline muutus, vabadus, kõik selline loominguline, läbimurdeline, selline geeniused, iseloomustab geeniuseid. Et siin me näeme ka kohe, kui siis lähme vaatame näidetena siis inimeste sünnikaarte, kellel on siis päikese ja uraani tugev seis, et siis saame aru ka, mida see endast kannab. Aga siis natuke näiteid ajaloost, kui oli uraani ja päikese täpne konjunktsioon ja kuna päike liigub suhteliselt kiiresti, teeb tiiru peale. Et nagu teame, siis umbes seal kuu ajaga vahetab päike oma seda asukohta seal taevas, et kus märgis ta parasjagu on. Et siin on siis horoskoop hetke taevast ja siin, kui lähme siis nende transiidi sellise ajajoone peale, et siis me näeme siin, saan teile näidata, kui seda uraani ja päikese selliste tugevate aspektide sagedust. Ja siit kui lihtsalt korra näidata, et siis kõige esimesena, mis me vaatasime 2025. aasta prognoosvideos, oli siis Saturni-Neptuuni konjunktsioon, mis saavutab oma sellise väga tugeva täpsuse siin jaanipäeva ajal ja iseloomustab siis seda terve seda aastat ja järgmist aastat. Ja ennevas siis videos aprillikuu prognoosis vaatasime Marsi ja päikese opositsiooni, või Marsi ja Pluuto opositsiooni, mille sellises tugevas mõjus me tegelikult ka praegult veel oleme, et 28. aprill oli see täpsus, aga täna siis vaatame päikest ja uraani ja siin me siis olen pannud siia need konjunktsioonid peale. Võtame siit selle Pluuto ära, et näete, et siis päikese ja uraani konjunktsioon siin saavutab oma sellise tugeva täpsuse siin 17-18 mai ajal ja kui siit nüüd välja kerida, et siis me näeme, kui sagedasti see juhtub, siis umbes kord aastas on tugev päikese ja uraani ühendus, konjunktsioon ja seega siis tänu sellele, et päike siis umbes kord aastas siis jõuab sinna kohta taevas, kus uraan on. Aga et natuke näiteid tuua, et mida see kahe sellise loomingulise ja siis päike, mis on selline meie väljapoole paistev identiteet ja olemine, kõik, mis on väljapoolne, meie selline ego, me võime ka seda siis suurelt vaadata, näiteks tsivilisatsiooni ego, tsivilisatsiooni visioon, meie riik kui selline kangelane ja siis uraan seal juures, et täpne konjunktsioon 13. aprill 1933 ja sellele siis eelnes suur depressioon USAs ja märtsikuu alguses siis Franklin D. Roosevelt, siis, kes valiti seal Ameerika presidendiks, allkirjastab New Deali, mis siis tõi Ameerika sellest suurest depressioonist välja. Et see periood jääb siis tema selle esimese 100 päeva sisse, kus ta oli Ameerika president, natuke sarnane ka, mida Trump praegult teeb, et allkirjastab siis rida neid, mis on siis bill inglise keeles, mul kohe see eestikeelne sõna ei tulegi meelde, mis siis muudavad majandust ja see New Deal on siis üks selliseid tuntumaid, kus on siis sellised legislatiivseid akte, mis korrastasid siis USA riiki. Ka siis selline murranguline, äkiline muutus, päike, selline Ameerika, kuidas ta väljapoole on, see ühiskond, see nägu ja siis selline suur tehnoloogiline äkkmuutus siis läbi siis sellise legislatiivse teo. Kirjeldab siis päris hästi seda päikese ja uraani konjunktsiooni. Järgmisena siis, mis ma näite tõin, oli aastast 1969, et see on täpselt ajaliselt ka määratletav. 29. oktoober kell siis 10:30 Californias esimene sõnum ARPANETis. ARPANET siis oli interneti eelkäija ja siis UCLA ja Stanfordi vahel saadeti siis esimene sõnum. Ja täpne konjunktsioon päikesel ja uraanil oli seal umbes täpselt kuu aega ennem. Ja see
ka väga hästi kirjeldab, siis uraan ongi siis selline läbimurdeline selline tehnoloogiline muutus, mis siis ja siis päike seal oma sellise valgustava sellise visioonina, et see päike on ka selline visioon, see on selline siht, selline teekond või selline väga tugev väljapoole paistev olemus ja uraan seal juures selline revolutsiooniline tehnoloogiline äkiline muutus. Ja siin ma olen võtnud ka siis ja siis ütleme, et seal 90. alguses 92 või niiviisi oli ka alguses oli siis päikese uraani tugev konjuktsioon, et seal me hakkasime ka nägema siis sellist interneti laialdast kasutusele võtta. Aga siin ma olen siis võtnud ka selle täpse hetke, kuna see on siin ajaliselt määratletud, et 29. oktoober 22.30 ja selle hetke sünnikaart, kui siis saadeti üldse esimene sõnum siis üle, ütleme, arvutite. Ja see on siis selline interneti, võib pidada siis interneti selliseks alge sünnihetkeks, et siin me näeme, et uraan on siis meil siin, päike on juba siit uraanist mööda läinud, aga siin on siis konjuktsioon on Jupiteri ja Merkuuri vahel, päike on siin päike, Merkuur, Jupiter konjuktsioon, et Merkuur on siis seotud kõige intellektiga, kõnega, info vahetamisega, kirjutamisega, rääkimisega, et ta on selline meele, info kandja ja Jupiter siis selline suurendaja, laiendaja, Veenus siin ka konjuktsioonis ühenduses, selline harmoonia, ilu, korrapärasus, sellised tugevad suhted ja selline väga tugev siis seda nimetatakse stelliumiks või selliseks suureks ühenduseks, kus väga selline arhetüüpne seis iseloomustamaks siis interneti sellist sünnihetke. Ja mis ma siin veel on näite toonud, siis 28. veebruar 1992 täpne konjunktsioon oli siis ka siin 4. jaanuaril 1992 allkirjastatakse siis Maastrichti leping, sarnane selle New Dealiga Euroopa Liidu siis leping, kus siis põhimõtteliselt siis Euroopa Liidu asutamise leping. Ka siis selline läbimurdeline Euroopa Liit kui selline päike, identiteet, ego, selline kangelase teekond, Euroopa Liit kui siis selline kangelane sündis siis sellel hetkel. Siis sellise uraani ja päikese ühenduse ajal. Et läbi selliste näidete on siis võimalik tajuda siis seda kahte arhetüüpi ja natuke rohkem siis tuttavamaks saada, et kes on päike, kes on uraan ja kuidas nad siis koos mõjuvad. Ja seda me ka siis näiteks vaatame inimeste sünnikaartides, et muidugi need arhetüüpe on 10 ja need on kogu aeg igal hetkel ka 10 seal taevas, et kuidas need suhted seal moodustuvad. Aga lihtsuse mõttes siis igas selles kuu prognoosis vaatame 2. Nii, aga siis mai 2025, käesolev aeg, käesolev hetk, et siin on siis see skaala on tõmmatud 3 kraadi peale, ehk siis umbes 15. mail hakkab saavutama seda hästi tugevat täpsust. Siin siis 18. mai on ta siin väga tugevas täpsuses, peaaegu 0 kraadises ja 21. mai, siin selline nädalaajaline periood, mil siis päike ja uraan on väga tugevas ühenduses konjuktsioonis. Mida see võib siis tähendada? Või mida võib oodata? Üks asi, mida ma siis, kelle sünnikaardi näite me toome ka, on Elon Musk, et siin mai 2025 peaks siis toimuma Starship Flight Test 9. Suurte, et kõik eelnevad Starshipi siis need lennukatsed on, kus on siis see booster või siis see alumine osa, et seda nad suudavad tagasi tuua maa peale ja siis selle mis selle asja nimi oli, midagi Godzillaga seotud, kuidas need käed püüavad siis selle boosteri kinni, ma arvan, et paljud teist on seda videot näinud, aga seda ülemist osa nad ei ole suutnud veel siiani edukalt tagasi tuua. Ja sellega nad tahavad siis ka Marsile minna. Ja Kuule ja üldse see Starship on siis kõige suurem kosmose laev, mida on kunagi toodetud, kõige suurema kandevõimega.
aga katsed on veel siiani ebaõnnestunud, et positiivselt see Starship ka tagasi tuua maale. Ja kuna siin maikuus siis on tugev see päikese-uraani konjunktsioon, ehk siis mingis mõttes ja ka see Starship Flight Test 9 on planeeritud siia maikuusse, et seda kõike mõjutab ka sellised ilmastikutingimused, aga siis me saame näha, et millal siis täpselt see, no järgmine kuu alguses siis vaatame, et millal täpselt siis see Starship Flight 9 katse või lennukatse toimus või start toimus ja kas see siis ka see õnnestus. Et see on üks selle laeva siis see katse õnnestumine on praegult üks suuremaid selliseid tehnoloogilisi läbimurdeid, mida oodatakse. Ja väga hästi minu arust iseloomustab seda päikese ja uraani konjunktsiooni ühendust, et planetaarne seis on väga soodne, et see katse ka õnnestuks. Et see oleks selline kena sünkroonne nähtus. Iseloomustamaks seda päikest ja uraani. 6. märtsil siis 2025 oli Starship Flight Test 8, ja siis ka, kuna see ülemine osa siis siin plahvatas taevas, siis oli näha ka sellist väga efektiivset seda laeva prügi siis põlemist atmosfääris. Aga natuke siis veel siis päike ja uraani arhetüübi sellistest põhimõtetest, et mismoodi nad võivad koos avalduda. Suurenenud vabaduse ja autonoomia tunne, individuaalsus ja iseseisvus. Ehk siis selline vabadus, autonoomia ja väga uraanilik ja tunne selline nagu läbi sellise isikliku vaate. Ja seda kõike saab ka, päikest saab vaadata siis sellise isikliku egona, aga seda saab vaadata siis ka, ütleme siis see praeguse tsivilisatsioon, mis meil on Euroopa, läänemaailm, Hiina, India, et igal neil riigil on ka see oma see nii-öelda ego, nende oma see kangelane, kõigil on siis see oma see päike nii-öelda. Individuaalsus ja iseseisvus, unikaalsed võimalused loominguliseks eneseväljenduseks, ootamatud läbimurded ja ärkamised. Uuenemise särav valgus ja siis varjuküljed, maniakaalne enese tähistamine, tahtlik ja ettearvamatu käitumine, liigne iseseisvuse vajadus, suutmatus teistega koostööd teha või kompromisse leida. Ehk siis ka varjuküljed, siis me võime näha seda, et päikese varjuküljed on selline liigne enesekesksus, egoism, nartsissism ja uraan on selline ettearvamatu, selline äkiline, ootamatu, et siis kui need kaks planetaarset arhetüüpi, nende varjupooled välja tulevad, siis need võivad niiviisi välja tulla. See ei tähenda, et need konkreetselt niiviisi juhtuvad, aga see, kuidas ütlen, et see vibe on siis nagu soodne selleks. Päikese-uraani transiit, ehk siis siin veel natuke seda ajalist infot, et päikese transiidid sünnikaardis asuva uraani juurde kestavad umbes nädala. Siin on siis näha see skaala siin, et kuskil nädal see asetus on väga täpne. Ja negatiivsed omadused, siis selline rahutu vajadus pidevate muutuste järele, sunduslik mässumeelsus, loominguline impulss, mida on raske piisavalt kaua suunata, et ülesanne lõpule viia. Ehk siis päike on meie selline nagu visioon, meie tegutsemine, meie tahe, meie selline teekond ja uraan on siis selline äkilisus, eksentrilisus, selline rahutu, muutlik, et sellises halvas asetuses, halvas suhtes võib see siis selline äkilisus võib siis seda sellist teekonda, visiooni niiviisi nagu lõhkuda, katkestada. Et mis siis on see, et loominguline impulss, mida on raske piisavalt kaua suunata, et ülesanne lõpule viia, et see ülesanne võib katki jääda. Hüperaktiivsus, enesesse haaratud tunne oma loominguliste tegevuste olulisusest, millele lisandub ebapiisav võimekus suhete hoidmiseks. Maniakaalne, erraatiline või ekstsentriline käitumine, kalduvus tõmmata oma ellu väga individuaalseid või loomingulisi, kuid mõnikord ebausaldusväärseid inimesi. Kompensatsioonina suutmatusele transiidi positiivset potentsiaali oma ellu integreerida. Tead, selline maniakaalne, eraatiline, ekstsentriline käitumine, väga selline uraanilik, väga selline muutlik, äkiline, ootamatu ja kaldus tõmmata oma ellu, sinu elu, see on sinu päike, sinu teekond, sellised individuaalseid või loomingulisi, kuid mõnikord ebausaldusväärsed inimesi, et sellised muutlikud inimesed siis võib öelda. Et see on selline soodne aeg, ka siis varjuküljena siis võivad sellised asjad juhtuda. Ja mida siis
arhetüüpne astroloogia aitabki teha, et aitab siis tajuda siis seda väga tugevaid planetaarseid seise, mis hetkel on õues ja ka meie enda sünnikaartides ja meie enda isiklikes transiitides aitab siis tajuda, millised on need tugevad mõjutused hetkel meie elus ja kuidas siis olla teadlikum nendest varjukülgedest ja rohkem siis liikuda nende potentsiaalide poole. Aga Päikese ja Uraani siis positiivsed omadused: enese ja elusuuna ärkamine, isikliku vabanemise tunne, loomingulised läbimurded, suurem võimekus isiklikuks originaalsuseks ja teaduslikeks ja tehnoloogilisteks edusammudeks, kunstiliseks ja intellektuaalseks loovuseks, avatumus olulisteks elumuutusteks, uute võimaluste ootamatu avanemine. Ehk jah, see sõna uus, vabadus, ootamatu on väga uraanilik, päike on selline jällegi selline tee, et päike hommikul tõuseb idast, loojub läände, et loodusrahvad indiaanlased räägivad sellest, et see on ka selline nagu inimese elutöö, et sa sünnid, kus päike sünnib, siis näoga oled lõuna poole, seal on see sinu selline keskiga ja siis kui päike loojub sinna läände, et siis see on juba selline elu lõpupool. Et päike kui siis ka selline inimese eluteekond teadvustatud. Individuaalne sära, valguse kandja oma maailmas, silma paistmine teiste seast, täheks olemine, vaba vaim, põhjusega mässaja, uute silmapiiride otsija. Et see on siis, mismoodi siis näiteks kui inimeste sünnikaardis on Päikese ja Uraani tugev seis, siis need potentsiaalid väga tihti avalduvad sellistena. Ja siin siis, et natuke veel iseloomustada, siis ma tõin sellist 4 kuulsat inimest, kellel on siis Uraani ja Päikese tugev seis sünnikaardis nende sünnihetkel. Ja huvitaval kombel siis kõik maailma tippteadlased, kes on siis, ütleme, Nobeliga premeeritud, on viinud edasi siis füüsikat, matemaatikat, astronoomiat, kvantfüüsikat, you name it, mis teadust, siis kõigil nendel on praktiliselt sünnikaardis siis tugevad Päikese, Uraani, Jupiteri seisud. Jupiter, Uraan ongi need, mis siis, Jupiter on selline tõstja, laiendaja, suurendaja, avardaja, seotud väga kõrgete teemadega, väga ere täht taevas. Uraan siis see läbimurre, loominguline lähenemine, teaduslik läbimurre, selline kõik uus. Jupiter ja Uraan on väga huvitav teema. See maailma transiit oli ka siin eelmise aasta alguses, et sellest kindlasti tuleb ka üks hetk pikemalt juttu, aga täna siis Päike ja Uraan. Siis juba meile tuttav Elon Musk, 28 juuni sündinud, 1971-730, seda ajatsooni ei tea, aga kuskil USAs, ta on sündinud Tel Avivis, Lõuna-Aafrika Vabariigis, et siis tema sünnikaardis näeme Päikese ja Uraani kvadraat, ehk siis nende vahel on siin 90 kraadi. Ja mis siis tähendab? See tähendab seda, et Elon Musk elus siis Uraani arhetüüp väga tugevalt aktiveeritud. Tal on siin ta siis veel konjuktsioonis Pluutoga ja seda võibki siis jällegi selline intensiivsus siis selle Uraani koha pealt. Et siinkohal siis võib-olla on hea jälle teha reklaami iseendale, et eelmise aasta lõpust või eelmisest aastast siis 2024 aastast teen siis professionaalset astroloogilise konsultatsioone, aitan inimestel, nagu me siin vaatame Elon Muski ja teiste inimeste sünnikaarte, siis tõlgendan inimeste sünnikaarte lahti. Ja konsultatsioon kestab siis 1,5 tundi ja selle hind on 75 €. Seal me siis vaatame 10 planeeti teie sünnikaardis ja ka siis praeguseid transiite, ehk siis see, kuidas praegused planeedid on suhtes teie sünnikaardiga. Ja planeetide liikumise ja maapealsete sündmuste vahel täheldatud kooskõlade seast peetakse kõige olulisemaks siis sünnikaarti, see, mida ma siis seal konsultatsioonil teile lahti räägin, et siis sünnikaart sellel, kus planeedid olid isiku sünnihetkel, on tähenduslik mõju tema edasisele elukäigule. Ja seda me näeme ka siis siin selles Elon Muski näites, nendes järgnevates näites, kuidas nendel inimestel siis näiteks Uraan on väga tugevalt aktiveeritud, mis on siis selline teaduse, läbimurde, kõik sellise uuega seotud. Ja isiklik transiit on siis sinu sünnikaardi planeetide suhted hetke planeedi suhetega. Ja see astroloogia on selles mõttes uudne ja teistsugune, et siin tähtkujudele ei keskenduta. Et siin paar päeva tagasi ma käisin Tartu observatooriumis ja salvestasin saate Tõnu Viigiga, üks Eesti tuntumaid astronoome, ja Tõnu Viig ütles hästi, et ega tähtkujusid ei ole tegelikult olemas.
et need on sellised inimese konstruktsioonid, oleme sinna mingid pildid joonistanud, ja arhetüüpne astroloogia siis tegelebki planeetidega, planeedid on väga konkreetsed tervikud seal taevas, loodusrahvad, indiaanlased ütlevad, et nad on väga vanad sugulased, nagu kivid maa peal on väga vanad sugulased, vanased vanemad, siis need 10 taevakeha seal üleval on ka väga vanad sugulased ja nendega suhet luues on võimalik neilt õppida. Ja siin alt siis saate minuga ühendust võtta, saatke mulle oma sünniaeg, kellaaeg ja koht ja lepime kokku aja konsultatsiooniks. Ja võin ka siis välja hõigata, et kui registreerid sellele sünnikaardi konsultatsioonile siis kuni järgmise nädala jooksul, kuni 7. maini, et siis saad selle konsultatsiooni endale 50 euroga. 25 eurot soodsamalt. Nii et selline lühike kampaania, aga lähme edasi, vaatame siis Elon Muskil sünnikaardis päikese Uraani tugev suhe ehk kvadraat 90 kraadi. Siis järgmine, kelle näitame tõin, oli 13. juuni 1831 sündinud James Clerk Maxwell, jälle üks tuntud teadlane, kes töötas välja esimese täpse matemaatilise kirjelduse elektromagnetismist, väga oluline avastus. Temal siis, nagu näeme, Jupiteri Uraani konjuktsioon, juba väga tugev eeldus selliseks teadlaseks olemisel ja siis veel päikesega trigoonis. Et see on eraldi teadusharu, on vaadatud siis näiteks kõikide teadlaste ja teadusavastuste hetki ja planeetide seise sellel ajal, siis me nendel avastushetkedel alati näeme hästi tugevad Uraani, Jupiteri, päikese, peamiselt Uraani, Jupiteri seise. Siis Isaac Newton, 4. jaanuar 1643, ei vaja tutvustust, kõigile koolist selge. Temal siis siin päike ja Uraani sekstiil ja siis Uraani ja Jupiteri trigoon. Jällegi siis väga tugev päike Uraan, Jupiter, Uraani arhetüübi aktiveerumine Isaac Newtoni elus. Ja viimasena siis Sigmund Freud, klassikalise psühholoogia isa, 6. mail sündinud 1856, selline revolutsiooniline sellise muutuse tooja, uue teadusharu looja, psühholoogia looja Sigmund Freud, tema siis sündinud Uraani, päikese ja Merkuuri konjuktsioonis. Jällegi siis Uraani arhetüüp selle mehe elus väga tugevalt aktiveerunud. Ja muidugi siin on veel kõik 18 planeeti, et sünnikaardi konsultatsioonis siis saamegi sellise täieliku ülevaate, kuidas siis sinu sünnihetkel planeedid taevas olid ja kuidas nad siis sinu elu käiku mõjutavad, millised on sinu sellised peamised iseloomujooned, sinu nõrkused, tugevused, et kui me loome suhteid nende 10 väga konkreetse esemega seal taevas, Marss selline punane kivi, Veenus hommiku-õhtutäht, Merkuur silmaga näha, Kuu, Päike väga hästi näha, Saturn silmaga näha, Jupiter, ere planeet ja siis Neptuun, Pluto ja Uraan, 3 kaasalavastatud planeeti ja need on sellised sügavad, aeglased, kõik sellised sügavad sisemised teemad, et kuidas see täielik pilt joonistub, siis tulge konsultatsioonile. Ja nii palju siis päikese Uraani konjuktsioonist 18. mail 2025, selline kiire ülevaade, mida siis kannab endast päike, mida kannab endast Uraan ja järgmine astroloogiline prognoos siis juba juuni alguses, siis vaatame tagasi, vaatame, mis õues toimus, kas leiame selliseid näiteid, mis iseloomustavad hästi seda sünkroonsust, päikese Uraani konjuktsiooni, seda, mis seal ülal toimub ja mis siin all toimus, et seda siis vaatame juunikuu alguses ja siis juunikuu alguses ka 2 uue planetaarse arhetüübi vaade ja prognoos siis juunikuuks. Aga seniks püsige lainel ja näeme varsti. Tšau!